Ühel hetkel hakkasid kõik rääkima valgusest. Sõnad olid puhtad, hääled rahulikud, pildid õigesti valgustatud, aga midagi oli puudu. Raskus. Aeg. Mul künde all valgus oli seljas nagu mantel, mida saab vahetada. Hooajati õpetajaid tekkis kiiresti nagu seeni pärast vihma. Kõik rääkisid sarnaselt. Kõik viitasid samadele lausetele, kõik teadsid, mis on õige teadvus, aga vähesed. Olid vaikinud piisavalt kaua, et kuulda iseennast. Copycat tarkus on kiire, ta laenab keelt, laenab hoiakut, laenab rahu. Aga ta ei kanna seda ööd, kus keegi ei kinnita. Ego armastab vaimsust, sest vaimsus annab talle puhastatud näo. Ta ei karju enam, ta ei käsuta. Ta ei ähvarda. Ta jagamine muutub lavaks, kus sügavus on dekoratsioon ja kohalolu on efekt, kui liiga palju korraga. Leiab ärkamini, see siis midagi ei ärka, midagi lahjeneb nagu jõgi, mille kallastelt kõik kaevad korraga. Vaimsus muutub kättesaadavaks, enne kui ta on siditav. Ja inimene, kes alles otsib, saab korraga 1000 vastust, tema küsimus sureb, ta hakkab kordama. Mitte elama, ta räägib asjadest, mida ta pole kandnud. Ta õpetab samme, mida ta pole kõndinud. Ja seest tekib pinge. Ma tean, aga ma ei ole see lõhe. On ohtlikum kui teadmatus, sest teadmatus on aus. Aga laenatud tarkus on surve, ego spirituaalsus. Ei talu aeglust, ta peab postitama, toonistama, olema nähtav. Tõeline tee kaob vaikselt ära. Seal, kus pole publikut, seal, kus pole sarnaseid hääli, seal, kus inimene peab jääma iseendaga. Ilma titlita liigne valgus pimestab, liigne õpetus võtab julguse eksida ja ilma eksimiseta ei sünni tõde. Vaimsus, mis ei talu mitte teadmist, on lihtsalt ego järgmine vorm, ta ei vabastada vormid. Ma ei keela otsimist, ma ei keela jagamist. Ma küsin ainult, kas see, mida sa ütled, on läbi elatud või ainult hästi õpitud. Kas sa talud, kui keegi ei kuula või vajab su valgust tunnistajaid vaikne lõpp. Tõde ei paljune kopeerides, ta süveneb vaikides ja see, mis on päriselt elatud, ei vaja imiteerijaid, ta seisab ja sellest piisab vaikus.